südame blues. Kurja südame blues. Missouri, all my city looks so pretty, you see. Catch a catch on the Route 66. Catch a catch on the Route 66. Ja et ma ei vaheta seda ära, vaid see jääb nüüd Mati kätte. Mati, see on kingitus sulle. Oi, kus naabri võti ja tormata. Oled seda meistri kööki laskma? Ma proovin äkki. Naabriga Tule aga vahva, aitäh. Nüüd sellega on hea naabri meest torgata. Ja kui teil on küsimusi, küsige kohe, ma üritan vastata, ma ei ütle, et ma tean kõiki vastuseid, aga siiski annan teile, üritan vastata oma parima teadmise juures. Ja siis on veel teine, mida teile lubatakse, on näiteks kilbis, kaitselülitite lülitame, et kui teil midagi juhtus, vool läks ära või panite näiteks, võib-olla mõned on kokku puutunud, panete vanemas hoones või kuskil suvilas, panete veekeite, võite sinna, panite taha, vool läks ära. Siis selle sisse uuesti kaitselüliti sisse lülitamine, see on täiesti lubatud tegevus. Oi, tere hommikust, Emme! See Kristjan ja Markus, te peate maha oodata, kui teised istuvad, siis peale selle saate. Et töö tegemine tuleb ka pildi peale saada. Ai jaa, no mis töö tegemine, see on selline väike lõbu juba. Aga see on nüüd kõige parem osa siin kõrbelt põhja. No, seda on nüüd muidugi see. Tead, Villu, kui kahju mul, me eelmasse sinust pilti teinud, kui sa istud seal ääre all ja sul oli see must kapuut sulle peal ja kuidagi see valgus tuli. Ma terve talve on öelnud, et sa olid niisugune, ma ei oska öelda, Buda, ma ei tea, mis kuradi munk sa olid jüle kihvt kurat. Nagu näete, juures olevad pildid, lõpuks siis ansambel Perestroika jõudis ka nii kaugele, et saime lavale. Sest, et toidud olid nii maitsvad ja kõik nii edasi ja nii palju mälestus'i ja kõike muud on seotud selle kõrvaaugu endise suure pudeliga, mis siin kahjuks enam ei seisa, sest et loodus jõudastusid vahele, aga kui ansamblil Perestroika tuli 2002 esimene heliplaat välja top 10 alt, siis just siin sai tehtud pilte ja need kaunistasid meie esimest plaati ja ka 2 videot on siis tehtud selle legendaarse pudeli juures. Noh, võtame tema mälestuseks esimese loo, mis räägib suurest kogusest vedelikust. Merest räägib see lugu ja see pärinebki sealt meie 2002. aasta plaadi pealt tegelikult ja Minutude korjab põhjas põtradele sammad, mis ma tallegi sünnipäevaks viin. Minutude korjab põhjas põtradele sammad, mis ma tallegi sünnipäevaks viin. Ikka viin, 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 ikka viin, viin, viin.
maailmas on ainult üks lipp, mis on ühevärviline. Mis riigi lipp see on? Mina panin selle. Oli kükitav mannatera. Kükitab? Kuidas mannatera kükitab? Pärast demonstreerid. Näitad, jah? Sina pead ette näitama, kuidas mannatera kükitab. Mis juhtub neegriga, kui ta kukub punasesse merre? Saab märjaks. Peegrid ei aita emmesid. Ei aita, jah? Emmed saavad ise hakkama. No nii. Ma ei saa rohkem. Saan küll. Nii, no nii. Beebid küll ei tõsta, aga mina saan. Ümber kolmanda, jah. Veel tõsta. No nii. Siduga kõvasti kõigi. Jah. Oota, kas ma võin pissi ka lasta? Sa pead sellega... Sama vend bussi pealt. Ta räägib kõigiga. Tuleb bussis juurde, ütleb, kuule Anna andeks, ega ma ei tahtnud su naisele külge lüüa. Ma mõtlesin, et te olete need... Krishnahiidid. Pooled ilma suhkrusse. See nii, küll on vaja. Ta on nagu nii tõsimeeli tahtis laulda. Tuleb me juurde hakkame laulma. Jadisu. Aitäh. Mina õpetan seda oma teatriõpilastele, mul on neid päris palju, on alates 10-aastastest kuni siis täiskasvanuteni välja. Ja ma olen lõpetanud spetsiaalselt selle osakonna Eesti Muusikaakadeemias. Seal õpitakse 2 aastat interpretatsiooni osakonnas hääle improvisatsiooni, sellist asja õpitakse. Ja reeglina on seal alati muusikud, aga kuna see hõlmab niivõrd palju alasid, nagu näitlejaid, tantsijaid, kõiki, kellel on häält vaja, siis võetakse sinna ka näitlejaid ja tantsijaid. Ja mina olin see üks õnnelikest, kes sinna võeti vastu ja ma pürgisin sinna päris kaua. Hoia positsiooni! Ilus, väga ilus. No nii, kuidas on õpilasel siis sõjavägi on läbitud, ei ole? Puuduliku tervisega. Sest mulle kohe läheb puudulik tervis läheb heaks. Nii, ja kõht sisse, rind ette ja õlad alla. Väga hea õpilane. Rind ette, õlad alla, väga hea, kõht sisse. Väga hea. Ja nüüd jälle kõht vabaks. Super tore. Rind ei maju ära. Õpil väga tore. Sina seisad 2 jala peal. Sina pead suutma. Oot, see mulle meeldib. Palun, võtta külus. Ja läks. Ja nüüd pea vabaks. Ja siin on. Ja ilus. Väga tore. Kus naine on? On see su naine? Milline? Naine! Viimane. Mina mäletan, et see oli minu ema ütles, ikka tööd tuli kogu aeg teha. Ma ei tea, mis ma teen sellega. Hallo. Pudeli asemel. See... Parem ikka kui pudel. Parem ikka kui pudel. Jaa, teile kui kasvõi. No, loomulikult. Et jõudsime sinna, et alateadvuses on uskumused. Ja see, mida ma nüüd rõhutada tahan, on see koht lihtsalt, mida ma näin klientide pealt hästi palju. See toovad minu informatsiooni. Et meil on alateadvuses uskumus. Minu vanemad ütlesid, selleks, et midagi üldse elus saada, selleks on kogu aeg töörugamu teha. No ja siis tegime. Kõik tegid, nii et küüned tagurpidi. Aga tegelikult see pruugi üldse nii olla, on ju. Nii kaua, kui sa enda jaoks seda uskumust nagu ümber ei programmeeri, kes ütles, et programmid on peal. Et siis hakkad asjad palju lihtsamalt minema. Minul on läinud palju lihtsamalt. Ma olen oma programmi teengi teinud. Et ma võin öelda, et tegelikult see on uskumus ja me lihtsalt jääme sellesse kinni. Mille pärast veel on inimesed nagu, kui nad tulevad, siis nad tulevad hästi oma füüsiliste hädadega. Kuigi naljakas, et üks minema arsti juurde, et füüsiline häda tuleb siis, kui keha hakkab juba nagu hüüdma, et nüüd on appikarje, et kuskil on aga, kus see kõik alguses on? Mul võid kõne võime ära. Ära jama inna nüüd seal. Jaa, abi võib muidugi. Jaa, sest et ma võin praegu näidata, kuidas meie kehas, kust need meridiaanid lähevad. Meil on nagu jõed on meie sees kõik. Logo peal, ühesõnaga, et me siin kahekesi esindame praegu siis seda abikoerte keskust, et õpetame siis koeri selliseid
kes siis abistavad inimesi, kellel on abi vaja. Muidugi algselt ma olin ikka päris suurel, mõtlesin, et siin keskuses me hakkame kõiki koeri õpetama. Nii, noh, imetatel ma juba õpetasin, eks ole, siis ka ratastooli inimestele, liikluspuudega inimestele seal ja kurtidele ja vahekuuljatele ja nüüd tulevad veel need hüpokoerad, eks ole, kes annavad märku nendest kõikumistest, veresuhkur kõikumistest ja mõtlesin, no kõik hakkame õpetama. No esialgu me õpetame juhtkoeri ja siis esimene oli siin Merike, kes õpetas endale liikumisabikoera välja ja nüüd ta siis on kvalifitseerinud edasi veel ratastoolikoeraks niimoodi. Minu jaoks see esmane abi on see, et ma hoian sellest raamist kinni ja ta on nagu iseliikuv kepp mu kõrval. Samas ta aitab mul tasakaalu hoida, aga ega ma ta selja peale väga tugevalt ei toeta, ma võin ka tõmmata temast enda poole, kui mu tasakaal paigast ära on. Ma ei pea alati tema peale vajutama. Kui me kõnnime trepist üles või alla, alati ei ole sobival käepoolel käetugesid. Siis, kui on käetoed, siis olukorras vastavalt, kas ma hoian sealt kinni või hoian koera raamist, see on nii, nagu olukord on. Aga kui ei ole, siis vastavalt sobivat toetuspunkti, siis niisama palja seina vastu käega ja sellist on vähe kasu. Siis ma võtan Peppe raamist kinni ja kõnnin temaga niimoodi. Miia, Eva, Miia, Eva, ära kuule mitte midagi. Võib sinu tuppa minna sööma. Kuule, kas sinu tuppa võiks sööma? Minu tuppa või? Jah. Mingi seal nii süüa ei ole. Seal on oma toit kaasas, veebile. Kallid sõbrad, palun läheme baarialale. Järgmine üritus hakkab, lähme baarialale. Tulge. Proua Erta räägib meile veel natukene huvitavat juttu ja siis tuleb järgmine huvitav jutt. Selle vihmaga tagasi kuskile baarikama ei lähe. On näha siis liivatormi tulek. Antud hetkel on siis Camp Bastion asja nimi ja liivatorm läheneb Bastionile. Liivatorm tuleb väga kiiresti ja minu puhul on nagu arusaamatuks jäänud siuke nüanss, miks talibanid ei ründa samal ajal kui liiva. Rikke kestab. Ole vait ja magane ja eila teise moodi. See on need on need samad potikud, mis mulle täna toodi. Olen mees, kes palju käinud ja palju näinud ka. Varvastega potikuid ei ole näinud ka. Neljandal õhtul koju tulles oli ikka jõudnud. Võõras pea oli seal, mis polnud minu nägu. Arvesad naised küsisin, kuid see oli keemaik. Mis teed see võõras pea seal, kus on mul pea? Tegi Rikke. Miks sa mulle elus ei anda? Muusikoole räägin sulle suuna.